Me räägime jõust, me räägime väest ja me räägime sellest, mis loeb. Võim ja vägi episood 19. Daamid ja härrad, meie saates on väga palju karismaatilist energiat ja head mehe ilu. Meie saates on jõudnud mees, kes on sündinud 1982. aastal. Ta on pärit ilusast kohast nimega Võru ja ta on valitud 2010 aasta Eesti kõige seksikamaks meheks. Mina võib-olla isegi annaks sulle neid auhindu juurde, sa näed tõesti hea välja. Daamid ja härrad, meie juurde on jõudnud Uku Suviste, tere tulemast saatesse. Sõber, kuidas sul vahepeal läinud on? Tänan kutsumast. Väga hästi. Põnev aeg on käes ja ilusad ilmad lõpuks käes et hästi. Sul oli hiljuti selline asi nagu poiste bändide tuur. Kuidas sellega oli? Mis asi see oli ja kuidas see läks sul? Nagu ikka igal aastal on mul ja teistel poissidel siis, nagu sa ütlesid, kes meiega seal oli, üks selline, vähemalt 2 sellist head aega, võib-olla 3, on jõulud, suvi ja siis naistepäev. Ja tavaliselt me teeme kas siis kontserte või lausa tuuri ja sel aastal oligi selline tuur, kus me siis laulsime nii vanemaid, nostalgilisi boybändi lugusid kui ka natukene uuema aja neid samu boybändi lugusid ja see oli täitsa lahe asi, millele ei ole ise võib-olla kunagi nii mõelnud, et boybändid ju on olnud ajast ammusest meil, Beatlesitest alates, Jackson 5-ist alates, kuni kuskil nende võib-olla selline kõrghet seal aastaid, võib-olla 10 tagasi hakkas vaikselt langema, et tundus selline õige aeg, kus neid lugusid korra meelde tuletada. Nii et toimib. Kas sul on endal ka mingisugune lemmik boybänd? Ma mäletan, et ma kuulasin, kui ma olin väike, ühte lugu, mul on oma salvestaja, see oli siis kassett, kassett on see noortele asi, kus sees on lint. Ja raadiost tuli lugu ja poole pealt mõtlesin, sa pagan, oot, kes need laulavad niimoodi seal? Ülihead nagu vokalisti või nagu hääle. Ja siis ma salvestasin endale selle ja kuulasin, ma ei teadnud, kes see on. Ma saan hiljem teada, et see oli Boyz II Men. Ja jah, ilmselt üks nende võib-olla lugudest või mõne nende repertuaarist ma valiks selle ilmselt, sest see oli nagu siuke esimene mul. Keijo alustas sellest, et sa oled karismaatiline, ilus, mina lisaksin veel andekas, mitmekülgne, aktiivne. Kas on raske olla ideaalne? Küsisite enne, mis on need küsimused, kus on raske vastata? Kas sildud lihtsalt jah? Ma lisaks sinna, kas mitte nüüd õige on öelda juurde või mina lisaks võib-olla enda kohta, et ma olen selline, kes võib-olla natuke nagu otsib mingisugust perfektsust asjadest, mis ta teeb, oma loomingus, oma töös, eraelus, et ma oskan sellele vastata, et see on pigem raske. Et kui sa natukene, kui sa nagu liiga tahad iga asja detaile läbi mõelda ja detaile järjest paremaks saada, võt see on raske. Võib-olla see on... Aga see on eesmärk, ma saan aru. Jah. Et sul on... Pigem küll, ma arvan, et see on siuke võib-olla loomupärane omadus, et ma tegelikult tahaks ka, et mingid asju ma saaks teha võib-olla natuke vabamalt, kõik ei pea olema perfektne, võib-olla parem tulemus tuleb hoopis siis, kui see ei aja perfektsust. Aga kas igas asjas, igas valdkonnas, kus oled aktiivne, ongi selline eesmärk või selline tunne, et tahaks olla perfektne? Kuidas ma mõtlen? No kindlasti on asju võib-olla, millele ma vähem tähelepanu pööran. See ikka vist oleneb sellest, mis on nagu minu jaoks asjad, mis on tähtsad. Et ma ei usu, et see on igas, ma ei taha olla ideaalne inimene ja ma ei ole ideaalne inimene.
väga palju vigu, mida tahaks parandada. Aga võib-olla jah, pigem need on need asjad, mis on minu jaoks oluline. Minu jaoks on oluline muusika ja töö ja need on kindlasti need asjad, millele, kus ma võtan seda väga tõsiselt ja tahan seda või nõuan seda ideaalsust. Aga kas on oluline olla ka selline atraktiivne, ilus? Ma ei usu. Ma arvan, et kui sa ennem nimetad see sõna, et karismaatilised mehed on siin, et ma arvan, et võib-olla see karisma on nagu olulisem asi. Aga kust tuleb sinu nagu loomingu ressurss? Loomingu ressurss? Ahaa. Loomingu allikas? Võt see on üks raskem küsimus. Ma ei tea ja mul ei ole selle kohta mingisugust valemit, sellepärast, et ma tean ka neid hetki, kus ta ei tule, mitte kuskilt. Sellepärast, et on hetki, kus sa jälle võib-olla tulles tagasi selle mingisuguse perfektsuse otsimise juurde, siis kui liialt perfektselt püüda loomingut teha, võt siis on see, kus teda väga palju ei tule, sellepärast, et miski ei sobi ja teda lihtsalt ei tule või ei anta, on õigem sõna. Et seda ma oskan öelda, kui ta ei tule ja ta ei tule mitte kuskilt, aga kui ta tuleb, siis ta tuleb pigem, ma usun, et salaja ja läbi erinevate nagu asjade, siin polegi nagu üht, minu jaoks ei ole see, et ma võtan oma vihiku kaasa ja lähen mere äärde või metsa või loodusesse. No loodus muidugi soosib, kui sa tead, et sul on nagu vaba aeg ja sa oled mõnusas kohas, aga mulle sobib täiesti istuda lihtsalt oma klaveri taga või oma set-upi taga, mis mul kodus on ja lihtsalt vaikselt mängida, sellepärast, et see mängimine või selles olemine, see on ju tegelikult ikka ka kuskile nagu ära minemine ja siis ta kuskilt vaikselt läbi, ma ei tea, läbi rütmi kuskilt või läbi mõne meloodia, harmoonia või väga kummalise asja tuleb, et ühte valemit mul ei olegi selleks. Aga räägitakse, et loomingulise inimese elu peab olema nagu raske, võib-olla isegi traagiline, et tuleb valu läbi elada ja see on selle loomingu siis allikas või siis kompensatsioon, selle valu kompensatsioon ongi looming. Kas sinu elus on ka niimoodi juhtunud? Jaa, ma olen kirjutanud lugusid enda läbielamistest ja ma olen täiesti kindel, et see on üks hea viis, kus nagu seda sügavamat mõtet, tähendust loole ammutada. Aga mul on nüüd üks kummaline nagu dilemma alati sellega, et ütleme, kui sul on selline võib-olla natukene nagu stoitsistlik nagu lähenemine asjadele ja võib-olla ütleme eraeludele, siis ja sa tahad pigem nagu vaadata seda oma traagikat siis või oma draamat või läbielamist, kuidas seda nimetada, sellise võimalikult kaine mõistusega järgi ja õppida sellest nagu parimat. Siis ta ei tundu enam niivõrd selline hingevalu, mida emotsioonina kasutada. Ma ei tea, kus ma väljendan õieti, ta ei ole enam nagu nii tugev nagu emotsioon, sellepärast, et sa oled tegelenud sellega, et sellest võtta nagu võib-olla kohe pärast seda, kui sul midagi juhtub, sa lahku või mida iganes. Et võib-olla see on õige hetk, kus siis pastakas välja ja paned midagi kirja. Aga jah, siuke huvitav nagu siuke, ma ei tea, filosoofiline dilemma mul on küll. Aga selle valuga on tõenäoliselt nii, et möödub mingi aeg, siis sa juba vaatad rahulikumalt, möödub veel aeg, siis sa mõtled, aga see tegelikult oli õppetund ja veel möödub aeg, siis sa mõtled, et jumal tänatud, et see juhtus minuga tänu sellele, ma ei tea, ma sain tugevamaks, ma tegin õige valikud ja või ma siis tänu sellele sain aru midagi.
aga just see hetk, millal see juhtub, toimub, see võib-olla toobki seda inspiratsiooni. Täpselt, sellepärast, et siis on see nii-öelda tunne ka värske taga ja võib-olla sa ei suuda seda sellise kaine õppetundi saava pilguga võib-olla tol hetkel vaadata, et jah, ma olen nõus. Vaata, aga nii nagu keerulised protsessid toimuvad, ma ei tea, meie hinges, meie ajus, aga on võimalik muusikat teha täna ka teismoodi. Noh, seda saab teha arvuti näiteks, mingi programmi alusel, no ma saan aru, et sul on ka mingi projekt, kus sa osaled, mis on seotud tehisintellektiga. Kas sulle ei tundu, et see on ohtlik tee? Et tegelikult see looming ju koosneb meie kogemusest, elukogemusest, meie emotsioonidest, meie haridusest, meie tööst, meie valudest ja nii edasi. See on selline väga keeruline valem. Ja siis tuleb arvuti, paneb kõik võimalikud asjad kiiresti kokku ja sellest midagi tuleb välja. Et tundub, et esiteks ei ole aus ja teiseks, et see ei ole nagu päriselt. Ja. Ma olen täitsa nõus. No ütleme, minu projektid või mis on nagu sellega seotud hästi otseselt võib-olla muusikat isegi ei puuduta, et ma olen selle asjaga ennast kursis hoidnud ja teinud ja proovinud igasuguseid asju, muusika ja AI siis. Aga mul on selles vallas teised huvid. Üks puudutab lihtsalt arendamist, ehk siis programmeerimist, milles on AI poolt päris palju abi. Ja kuna mul on kunagine paberkoolist IT-kolledž taskus ja väike siuke pisik sees vahepeal miskit koodi kirjutada ja natukene arendada, et siis selles vallas ma tegutsen, aga mis puudutab seda küsimust nüüd, et ongi just AI ja looming, olgu see siis muusika võib-olla loomekunstidest vaata, et ehk on üks viimaseid, mis nii-öelda nüüd tavakasutajale kättesaadavaks sai. Video võib-olla ka, aga meil on pildid ja ChatGPT-na, eks ole, kõikvõimalikud tekstide loomised, tekstidest arusaamised, kõik sellised asjad on juba aastaid kasutuses igal pool. Et ma näen seda üldiselt nagu niimoodi, et see on peatamatu protsess, et seda võibki mõelda ja jääda mõelda niimoodi, et et kui sa lähed, ma ei tea, Midjourney'sse ja lased endale teha mis tahes pildi ja juba päris hästi kontrollides seda, mis seal pildi peal on, et siis kas siis kujundatel, kuidas kunstnikel, nad teevad sul murdosa sekundiga, eks ole, sul tuleb materjali juurde, et tee nii palju, kui sa tahad. Ma üldiselt vaatan sellele pigem niimoodi, et ma toon ühe näite. Oli üks selline kõige edukam hedge fund siis USAs. Siiamaani vist on, aga nad ei ole enam niivõrd avalikult tegutsev ja selle juht oli Jim Simons. Tema oli üks matemaatik, kes siis 39 eluaastaselt mõtles, et selle matemaatikaga sai kõike tore, ta oli väga andekas ja kõik, aga sellega nagu sukest head elatist ei teeni ja tema läks siis aktsiaturgudele. Aga tema lähenemine oli see, et ta palkas endale kõige kõrgemate haridustega füüsikuid, matemaatikuid, teadlasi erinevast valdkondadest, välja arvatud finantsvaldkond, sest ta kartis, et need on liiga võib-olla juba oma arvamustega, mis seal toimub. Ja ühesõnaga, kiiresti kokkuvõtvalt oli see, et nemad suutsid välja töötada siis machine learningu teatud algoritmid, ehk siis tänapäeval kasutatakse AI ja machine learning kuidagi sünonüümina, natuke võib-olla erinevad, aga see põhimõtteliselt laias lastus on nagu selles mõttes sarnane, et sa ühel või teisel viisil söödad hästi palju datat või informatsiooni siis masinale, oskad seda õieldi ohjeldada
ja saad talt mingisuguse, no järelikult midagi ütlema siis kus ütled, ennustuse, mis turgudel toimub. Ja läbi aegade nemad on siis kõige edukam üldse maailmas selles. Ja siis oli üks intervjuu, kus küsiti Jim Simonsi käest, et kuule, et aga kuidas sa nagu tunned ise, et sa oled küll väga võimas matemaatik ja kõik, aga arvuti teeb neid, et kas vahepeal oli sihukest tunnet, et sa pole nagu midagi teinud. Ja see, mis ta vastas, oli nagu see, et aga sa ise pead ütlema arvutile, mis ta teeb. Minu arust parem vastus või mis mulle nagu mõte sellest meelde oli nagu see, et aga sama hästi sa võid öelda ju, et ega sa ei pea sõitma tööle autoga, sa võid ju minna jala. Aga keegi tänapäeval enam ei mõtle või jalgrattaga, ei mõtle sellele, et ütleme, muidu inimene kõnnib jala, aga jalgrattaga saad kiiremini. Või autoga saad kiiremini, auto veel rohkem, eks ole, seal sa ju ei tee nii palju tööd, et umbes sõita. Et ju see on üks järgmine suur, ja ma arvan, et see on päris suur etapp, kus inimkond leiab endale ühe suurema jalgratta, nagu Steve Jobs rääbki see jalgratta juttu, aga endale suurema jalgratta, et lõppkokkuvõttes on see, et kuidas meie enda jaoks seda ära kasutame ja see loovus, inimloovus, ei kao ikkagi kuskile, sellepärast, et lõpuks on see, kuidas keegi seda suudab maksimaalselt ära kasutada ja enda loovust võimendada. Pikk jutt, shit jutt, aga ma ei tea, kas ma vastasin küsimusele. Ma arvan, et mina sain aru. Muidu jalgrattaga on praegu nii, et kunagi inimene sõitis jalgrattaga, siis pärast autoga ja praegu räägitakse, et on vaja jälle jalgrattaga sõita. Aga vaata, et üks asi, kui sa saad palju raha tänu arvutile. Ja siis tegelikult see on ju inimeste suurim unistus. Et sa istud, midagi ei tee, arvuti töötab, raha tuleb. Aga loomingu puhul on vist ju natuke teismoodi. See ei ole ainult nagu töö või ei ole ainult viis, kuidas raha teenida. Sa elad välja, sa tahad, et inimesed elaksid kaasa, sa tahad tagasisidet, sa tahad populaarsust ja nii edasi. Ja nüüd 20 aasta pärast juhtub nii, et üks robot laulab nagu paremini. Ja võib-olla emotsionaalsemalt, mitte ainult, et tema hääl on parem, vaid ka suudab emotsioone näidata ja siis tema laulab ja mängib võib-olla ja kuskil kõrval on arvuti, kus tuleb juurde uued laulud kogu aeg, et see on ju tegelikult midagi muud võrreldes sellega, et see elu läheb lihtsalt nagu paremaks ja mugavamaks või? Ma olen kindel, et sellel on ja tuleb kindlasti selline oma ette turg, et kas see nüüd on see, et sa hakkad mõtlema, et kas see nüüd on päris inimene laval, kes praegu laulab või masin. Selle ajani võib-olla natuke on veel aega, aga ei välista miski, et lõpuks tuleb ka võib-olla see aeg kätte. Siis täna on veel õnneks artistidel, kes lavale peavad minema ja kohal olema seal, on nagu see, et nad lähevad lavale ja teevad oma asja seal, et mis nad selleks kasutavad, jah, loomulikult seda ei tea, aga võib-olla juhtub just vastupidiselt, et tulevad robotid, aga samas öeldakse, et vaadake, aga meil on olemas Uku, kes on nagu päris inimene. Ja ta maksab nii vähe. Ja ise oskab, ise teeb ja see on palju huvitavam kui see masin. No vaat, sellele ma tahtsin rõhuda, et üks asi on see, et loomulikult on inimesel huvitav näha, eriti kui see on midagi uut, et näe, masin teeb ja teeb 100 korda paremini kui inimene ja lõpuks teevadki seda kahtlemata nii-öelda paremini, perfektsemalt. Võtta, siin on võib-olla nad teevad perfektsemalt seda kõike, aga ma usun, et inimesele on ikkagi see teise inimese empaatilisus, millega sa suudad seda emotsiooni paremini võib-olla
kätte saada teiselt inimeselt kui nagu masinalt. aga võib-olla selles ongi inimese ilu ja võlu, et ta ei ole perfektne. Nõus. Ja ei saagi kunagi. Ei saagi kunagi, jah. Ja just, ja inimene saab aru, et tema vastus ongi see tavaline inimene, aga see, mida ta teeb, on unikaalne. Täpselt. Jõusaalis käid ka? Käin ikka. Vaatan kadedusega, et ei ole käinud piisavalt, aga käin ikka. Ma olen viimasel ajal rohkem aeroobset trenni teinud ja käin jooksmas siin pea iga päev. Keiu saab sellest nagu rääkida ja saab sulle ka trenni anda. Ahah, sa oled jooksumees? Ei ole, aga ma olen selline tugev bootcampi ja jõusaalimees, et see on kindlasti koht, kus ma saan sind aidata, aga ega tegelikult sul väga palju abi vaja ei olegi, siis tegelikult näed sa väga hea välja. Et ma üritan siin mitte siis super palju reklaami teha. Aitäh, Mihhail. Vahel on hea promo ka. Aga ma tahtsin hoopis küsida, kuna sa oled praegu kogu selle keerise sees, selle AI ja muude asjadega, on sul mingi selline südame lähedasem loomeprotsess ka praegu toimumas, mingisugune projekt, mis kohe varsti võib ka välja tulla? Jaa, no uue looga tahaks tulla, kas nüüd selle kuu lõpus või järgmise koha alguses, et me hetkel inimkirjutame. Inimkirjutame, väga hea. Või oleme tegelikult lõpusirgel ühe looga, mis peaks tulema, nii et jah. Sa oled olnud tegelikult, sa ei ole mitte ainult laulja, vaid sa oled ju tegelikult ka meelelahutaja ja sa oled ka showbusinessi mees. Aga aeg, sa oled ikka päris kaua meil tänaseks pildis olnud, et kui sa vaatad nüüd natukene ajast tagasi, kui sa vaatad seda nooremat Ukut, mitte et sa praegu väga vana oleksid, aga kui sa vaatad seda nooremat Ukut, siis mida sa tunned? Mis muutunud on? Kui ma vaatan aega tagasi, kes veel ei olnud pildis või? Ei, see alustav Uku, et milline oli see alustav Uku versus kes on see ikoon ja legend Uku tänaseks? Et millised nad on oma vahel? Mis on nende erinevus? Legend. Ma arvan, et võib-olla teatud mõttes, kui ma pärast praegu vaatan, siis ma näen rohkem võib-olla natuke rahulikum otsuste tegemises, selles, kuidas ma vaatan või näen enda tööd ja kõike nagu sellega seonduvat. Kindlasti on nagu mingisugune kainem rahu võib-olla, et siis oli rohkem, nüüd lähme võistlust, kõige parem tahan näidata, nii. Siis oli, võib-olla see vahe on üks kindlasti. Kas sa arvad, et ajaga meestel tuleb see, kui nad on ikkagi endaga rahul ja endaga heas kohas, et kas sa arvad, et meestel ajaga tuleb ka see, kus neil on see moment, et kuule, ma ei pea hakkama siin iga päev tõestama ennast kõigile? Absoluutselt, see on sellega seotud, et ongi, et sa oled ju paljusid asjad kogenud ja suudad nagu kainemalt natuke asja näha ja oled enesekindlam selles mõttes. Nüüd sa usud ka sellesse, et alguses me püüame neid prožektoreid ja pärast me valime, kuhu see valgus näitab? Jah. Ahah. Seda tähelepanu on ju jätkuvalt vaja ju tegelikult. No jah, see käib sellega asjaga kaasas, eks ole. No võib-olla, jah, prožektori näide on päris huvitav, ma ei olnud kuulnud, aga võib-olla see on see, et kui sa oled noorem, siis ega ma ei tea ju, kas sa tahad kellegile teisele seda tõestada või tegelikult iseendale. Ma tihti olen arvanud, et see on tegelikult, ma kindlasti tahtsin iseendale tõestada, et ja välja selgitada, mitte ainult tõestada. Need kaks asja nagu koos. Et kas sa suudad, kas sa oskad, kas kõik need küsimused? Kättemaksukontor, selline sari, see on ju sinu lugu, mis seal mängib? Ei ole. See on saatanlik naine, see on meile kõigile vana tuntud lugu. Mida see lugu sinu jaoks tänaseks tähendab? 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 See lugu sinu jaoks tän
tuleb ette, kus ma seda esitan. Ja ilmselt ta võib-olla on selline väike võib-olla, selles mõttes väike võib-olla verstapost, et kuskilt sealt maalt vist enam-vähem minu niisugune teekond avaliku Eesti ees võib-olla algas. Kuskilt sealt poolt. Et selles mõttes ja siiamaani see lugu kõlab seal saate ees, et võib-olla seda tähendabki. See on täiesti legendaarne lugu ju tänaseks. Aga Uku, sina oled ju ka tegelikult see mees, kes teeb 1000 asja korraga, nagu öeldakse. Kus sina leiad selle tasakaalu? Oma enda rahuliku eraelu ja siis selle showmaailma vahel? Ma olen halb vist tasakaalustaja, ma arvan, et ega kui miski on rohkem sellises motivatsioonisektoris ja põhjuseid võib-olla mitu. Mingi asjaga on kiire või ongi, mingi asi motiveerib praegu. Siis ma kipun sellele andma nii palju aega, et see tuleb, ma ei tea, unerütm läheb sassi ja võib-olla unustad teisi inimesi lähedalt ära isegi, ei pööra piisavalt tähelepanu, et need on need minu mitte perfektsused, et ma ei ole hea tasakaalustaja, ma arvan. Kindlasti saaks paremini seda. Aga kui see motivatsiooni asi läheb üle või ma saan asjaga valmis, et siis ma saan selle natuke balansse ma eluga edasi minna. Ja. Et rahulikult võtta, eks. Meie maailm on tänaseks hästi kirju. Ta on tore, ta on võib-olla natuke tõsisem ja vahel ta võib olla ka üsna vastik. Vaadates ka, mis toimub sotsiaalmeedias, väga palju toksilisust on tänapäeval, väga palju mõttetut vihkamist. Mis sa arvad, mis on see, mis on sinu puhul jäänud nii, et sa ei ole lasknud ennast mõjutada mitte ühegi teise inimese hääle poolt, vaid suudad hoida seda omaenda sirget joont nii, nagu sina tahad? Keegi ei ole nii palju võib-olla vihanud mulle otsa näkku, et ma oleks kuulnud piisavalt. Ega kui ma võib-olla valjemalt sõna võtaks kogu aeg asjade suhtes avalikus meedias, siis küll neid jätkuks. Ja eks ole ka aega olnud nagu seda nii-öelda nahakest nagu paksemalt kasvatada ja aru saada ja kui keegi ütleja on, et selles mõttes mulle meeldib see algul mainitud võib-olla stoistlikkus, et pigem aru saada inimese poolt, kelle poolt see viha tuleb ja miks. Et tihtilugu on see kompass võib-olla mulle, äkki on seal tõsi sees, mida ta ütleb, on ju. Et äkki mina saan midagi paremaks teha. Ja teiseks võib-olla, kui see ei ole midagi, mida ma tahan muuta, siis mõtestad enda jaoks lahti võib-olla, miks see tuli kellegi poolt ja nii ta ongi. Ja lõpuks kõike niikuinii kunagi välja ei mõtle. Fakt on see, et sa oled ju tegelikult edukas mees. Ma arvan, et iga inimene teab, kes Uku Suviste on. Aga mis on sinu jaoks edu? Kuidas sina mõtestad enda jaoks seda edu? Ma arvan, et edu on see, kui sa oled ükskord mingit pilti näinud oma elust, endast, kellegina, millegina või kusagil. Ja tõenäoliselt see pilt, mis sa oled näinud, on see võib-olla siuke roosamanna ja naiivne või ja lõpuks võib-olla seda täpset pilti sa ei tahagi saavutada, siis kui see saavutused käes on. Aga kui sa kuskile sinna lähedale oma eluga võib-olla satud ja tunned sellest rahu ja rõõmu, äkki see on edu või? Ma ei tea. Sa päris tihti kasutad sõna nagu rahu. Et, kas see tähendab, et sa oled seda suuremas plaanis juba saavutanud? Et muidu sa tegelikult ütlesid välja, et sa tunned võrreldes noore Ukuga, sa oled rahulikum, et kindlameelsem, et see on natuke vanuse küsimus, aga tegelikult see ei ole vanus. Et
tegelikult see on sisemise hinge rahu küsimus ja seda saavutavad enesekindlad mehed. No, jah, mingis vanuses küll, aga see otse vanusega ei ole seotud. Et kas sina tunned siis, no, kui ma kuulan sinu juttu, siis ma näen, et see on juba enam-vähem nagu saavutatud. Jah, hea point, ma arvan, et see on nagu mingites asjades võib-olla. Neid asju on ju, eks ole, palju meil elus, milles me siis elu jooksul areneme ja tahame võib-olla kuhugi jõuda, et see vist on ilmselt jah, mingites asjades, kus sa tunned, et ahaa, nüüd ma olen nagu siin koha peal ja kunagi ma mõtlesin, et ma tahan siia koha peale saada. Paljugi puudutab see oskusi, ma tean, et kui ma klaverimängus kunagi harjutasin ja mõtlesin, tahaks vaat seda suuta, tahaks seda osata, tahaks vaat niimoodi kuulata harmooniat ja teha, ja siis, kui sa lõpuks jõudsid sinna kuskil lähedale, et noh, see on üks näide mingisugust nagu sellest, noh, ühest valdkonnast siis, et teatud asjades. Aga on nagu palju, et kui sa kuskil jõuad, et siis sa võtad neid mingisugused eesmärke asju juurde endale. Et vastus ongi jah, et ilmselt see on mingites asjades niimoodi, kus ma kindlasti tunnen, kus ma tean, et ma varem ei olnud kindel või otsisin seda põnevusest põledes, et kuidas see leida ja kuidas sinna saada. Aga võib-olla see enesekindlus ja sisemine rahu ei ole tingitud ainult sellega, et on valdkonnad, kus sa midagi saavutasid ja tunned, et siin sa oled päris hea, kui mitte öelda perfektne, et see pigem on sellest, et seal, kus sa ei ole midagi saavutanud, sa saad aru, et see on ka okei. Ja on kaks võimalust, et sa ei saagi siin midagi saavutada ja see sulle nagu sobib ja selle tõttu sinu enesekindlus ei lange, või siis sa tead, et sul on aega ja sa saad veel siin midagi parandada, midagi teha, midagi saavutada. Tegelikult selleks, et seda enesekindlust saavutada, see on isegi tähtsam. Mitte see, et sa midagi saavutasid, vaid see, et siin ei häiri see, et sa kuskil ei ole nagu ideaalne. Ja no siis sa saad aru, et noh, sa sellega saad rahulikult hakkama. Ja ma saan aru, sa räägid nagu võib-olla sellist üldisemast enesekindlusest ja võib-olla sisemisest, ütleme siis enesekindlusest, rahust, et ei ole otseselt valdkonnaga seotud või mis tahes aspekti sa elus vaatad, siis sul on oma nägemus, arvamus sellest ja sa ei tõmble ega muretse võib-olla mingi asja pärast liiga üle. Jah, kui see küsimus on, siis ma arvan, et see on ka teekond, et ilmselt on jõudnud kuskile maale niimoodi, et iga asja pärast ei tõmble ja iga asi ei pane kohe muretsema ja oledki enesekindlam. Kas sinu suurem saavutus või parim lugu, parim muusika, parim laul on veel ees? Siiamaani kirjutatustest ma usun, et on mul sahtlis või ma ise pigem tunnen tavaliselt nii pidi võib-olla, et need lood, mis on jõudnud rohkem avalikkuse ette ja võib-olla rohkem kuulatavamad isegi, et need ei kuulu just minu nende oma loomingul lemmikute või lemmikumate hulka. Et tavaliselt kuskilt sahtlist vaatan, et näevad see oleks võinud olla selle loo asemel või ja nii edasi. Aga loomulikult see on see, kuidas ma näen ja mõtlen ilmselt paljude asjade kohta ja selle loo kohta kindlasti ka. Kui on üldse võimalik leida ühte nagu lemmikut enda lugu, ma arvan, et see on päris keeruline, sest iga looga on väga erinev tunne oma lugu, kuidas see sündis ja mida ta nagu tähendab ja imelik on see, et ajas muutudes, ajas edasi minnes
see tähendus ka moondub kuidagi ja muutub ja need lemmikud muutuvad ja. Aga suuremas plaanis on sul elus mingi veel suurem eesmärk? Muidugi, pere. Väiksed lapsed. Muidugi. Et tegelikult on veel kuhu sihida ja kuhu jõuda. Ei pane veel pilli kotti. Mida saavutada ja muidugi. Arendada. Oi, neid on, jaa. Ja see sind motiveerib? Jah, ma arvan küll. Jah, 40. algus on selline huvitav iga, et kui, ma ei tea, 20. mõtlesid numbri peal 40, siis see tundus nagu kas veab sinna üldse välja kuidagi, aga jah, jõudes sinna on see nägemus asjadest võib-olla nii teistmoodi või siis sisemine ikkagi tunnetus ajaga kuidagi muutunud nii palju teistmoodi, et justkui selline tunne, et praegu nagu alles asi algab, et on hoopis uued asjad, mis rohkem võib-olla tunduvad põnevad ja uued eesmärgid ja aitäh, sa võtsid pingeid maha mul praegu sellega. Jah, sest kui vana sa olid, kui sa esimest korda mõtlesid, et ma olen nii vana või vanusest hakkasid mõtlema? 16, ma ei tee nälja ja ma ei kujuta ette, miks ma seda mõtlesin, sest et mäletan, et ma olin 16 ja rääkisin isa naisega. Rääkisime juttu, juhtusime ja ma mõtlen, et ma olin just 14. Siuksed mälestused suvest tulid meelde. Ma olen 16 ju. No, ja reaalselt ma ütlesin talle, et kuule, ma olen nii vana juba 16, et tema oli mu just, issand, 7 võib-olla. Ei, 5 aastat vanem. Issand, ma nüüd ei teagi. Igal juhul mõned aastad vanem. Ja ma ütlesin talle sellist asja, et ma olen 16 ja ma olen juba päris vana. Ta hakkas naerma selle peale. Ja ega ma sain ise ka aru mingi hetk, et võib-olla see 16 oli nagu natukene palju arvata, et ma nüüd liiga vana olen, aga ma arvan, et ma ei tea ju teiste eest rääkida, aga ikka kui aastanumber läheb edasi, siis sa mõtled, on küll viimne taks praegu, aga tuleb järgmine aasta, läheb 5 aastat mööda, siis mõtled tagasi, issand, kui noor ma olin. Et ma arvan, et see on siuke käsi käes, aga vastus küsimusele, et 16 ma mõtlesin. Kas sind hirmutab, et järgmine number algab 5-ga? Ei, enam ei hirmuta, enam tead, need numbrid lähevad sassi teatud kuskilt hetkest ja las nad lähevad. Mind hirmutab see võib-olla, kui see number on liiga suur ja ma olen elus. Et no hea tervis on, et nii palju treeni teinud ja oled 120 veel, ei tule, ei lähe minema. Võib-olla see on, hirmutab rohkem. Mis on siis sinu elu mõte? Ja ma olen otsinud seda õiget ühte vastust sellele ja ega ma ei suuda võib-olla paremat nagu ega ma ei suuda paremat välja mõelda kui võib-olla see, et püüda tunda ennast hästi, püüda nautida, püüda olla, mitte püüda olla ei ole õige sõna võib-olla, olla mänguline, mitte teistega mängida ma ei räägi, olla mänguline ja selline piisavalt naiivne endaga. Mitte võtta asju liiga tõsiselt, samas teha neid ära tõsiselt. Kuskil seal vahel balansseerides niimoodi, et sa tunned ennast nagu võimalikult hästi. No, ütleme siis õnnelikult. Lihtne vastus on, et olla õnnelik. See on ju super vastus. Ja püüda oma lähedased teha õnnelikuks. Kas selle nimetus on harmoonia? Ja, harmoonia sobib. Jah, harmoonia sobib. Harmoonia sobib hästi.
noh, ma ei tea, meil on üks klassikaline küsimus, mida me alati esitame, et kes on sinu arvates tõeline mees? Minu elu eeskuju on olnud minu isa. Väiksest peale ma ei oskaks palju on olnud eeskujusid ju, kellest midagi loomulikult võtta, aga ma arvan, et minu isa. Kas see kuidagi oli ka eesmärgiks sinu elu jooksul, et mingi nagu mehe universaalne kirjeldus ja soov vastata sellele, et noh, missugune see mees peaks olema ja mina siis soovin ka olla see tõeline mees, et kas sa oskad seda kirjeldada ka? Vaatasin kunagi James Bondi isaga ja siis mõtlesin, et minu isa on täpselt nagu James Bond. Selline ikkagi muskuliinne ja oleneb, mis ajastu James Bond. Aga jah, muidugi tüüpaarselt. Aga macho. Ükskord ma sain 2 matemaatikas, ma mäletan koolis. No see oli mingi varajasem klass. Mingisuguse töö olin saanud 2. Ja ma ütlesin isale, et ma sain 2. Ja isa ütles mulle, et mõtle selle peale, Uku. Sulle meeldib James Bond, sulle meeldib olla James Bond. James Bond on matemaatikas geenius. Ja mul ei see kuidagi, ma võtsin seda ise kuidagi väga nagu hinge, et kuidas saab olla, et ma ei taha mitte kunagi enam nagu sellist asja kogeda ja või teha, et tõepoolest ta pidi olema geenius. Ja mu isa on matemaatikas ja selles nagu hästi tugev. Ja seda enam ma hakkasin temast seda kuidagi nagu väga hindama. No üks näide sellest, eks ole, mis sulle meelde jääb ja tähtsaks saab ja püüad nagu eeskuju võtta. Tegelikult väga peen definitsioon, et James Bond, aga kes on matemaatikas geenius. No mõtle, ta pidi kõiki asju tegelikult ju välja läbi, noh, päriselt inimesed ei suuda, eks ole, kõike seda, aga filmis, kui see jah, ta pidi kõik need kuidagi suutma kalkuleerida ja teha. Ma segasin vahel, vabandust. Ei, see nagu lühike kirjeldus ongi huvitav. See sama James Bond, kes on matemaatikas geenius, et väga originaalne. Mina tahaksin küll noortele öelda, et kui te kuskilt tahate eeskuju võtta, siis James Bond või Batmanist Bruce Wayne on ideaalne viis, kuidas olla üks tore ja hea ja viisakas mees. Sinu vanematest veel nii palju toredad inimesed ja ka multitalendid. Mis sa arvad, mida head oled sina neilt õppinud või saanud veel peale siis selle James Bondi ja distsipliini? Mida head olen õppinud? Okei. Koristasime ükskord tuba õega. Ema palus ja siis tegime kõik ära, aga tuba oli nii sassis, noh, kuidagi me saime mingit preemiat veel pidime saama, ma ei tea, šokolaadi või komme. Koristame ja siis vaatasime, et kust siin on veel nii, neid passi pole kuskile panna, need kus nad käivad umbes ja siis mõtlesime õega, lükkame siia voodi alla. No, klassika. Ja siis ema tuli ja vaatas üle ja siis ta sai aru, et need on seal, aga andis mulle šokolaadi. Ja siis ta ütles mulle, Uku, et kui sa midagi elus teed, kui sa juba teed, tee seda korralikult. Et pane need asjad ilusti ära, mis seal voodi all olid. Jälle üks asi, mis jääb nagu naljakalt jääb nagu meelde, see on mingi, ma ei tea, süva 80-ndates või 90 algust või no mingi siuke vana aeg, mida sa muidu nagu ei mäletaks, aga see enda jaoks nagu kuidagi mõjub sulle või võib-olla see esimest korda pöörad siukse asjale tähele, et kui sa midagi teed, tee see siis juba korralikult, et noh, mingi siuke näide, mis võib elus kasuks tulla.
sellest sai sinu nagu moto terveks eluks? Jah, see tuleb kohati, vaata vanemate mingis asjad ju terve elu, ükskõik kui vana sa oled, ma usun, et käivad nagu kaasas ja vahepeal kommenteerivad midagi. Aga kas sa oled selle peale mõelnud, et mis on see eeskuju, mida sina nagu lood? Noh, üks asi on sinu fännid Eestiga, aga sinu lapsed, mis võiks olla see eeskuju, mida sina tahaksid nendele nagu näidata? Ja ega ma ilmselt püüaks mõned asjad võtta kindlasti sellest, noh, need samad näited, mis ma tõin, ma ei tea, võib-olla peab enne panema paberil kirja ühe manuaali tegema. Siis on õigel ajal hea võtta neid ja meelde tuletada, aga ma olen mõelnud, et üks oluline asi, mis nii varakult, kui see inimesel on võimalik nagu kuidagi selgeks teha ja õpetada, on, ma arvan, see, et sul on nagu enda ja teiste austus. Et tee, mis sa tahad või tee, mis sa teed, aga ja lõpuks sa teedki seda, mida sa tahad, et sa liigselt võib-olla ei suuna kedagi millekski, aga see austus on, ma arvan, et üks alustala. Mulle see sõna meeldib. Mul on selline tunne, et mina vist sõnastasin ümber sinu küsimuse. Võib-olla. Me võime lõpus selle veel uuesti ümber vaadata või küsida, aga Uku, kui sa saaksid maailmas midagi muuta, mis see oleks? See on üks sügav küsimus filosoofiliselt. Sest neid asju on palju. Või siis mitte midagi, on vastus. Sest ma olen mõelnud seda, et loomulikult asju, mida sa tahaks näha, et on paremini ja neid on nii palju. Ma arvan seda, et inimesed on väga võimekad. Ma arvan seda, et inimesed on väga targad ja võimelised olema väga targad. On üks kummaline asi, mis inimest, mulle tundub, kuidagi nagu pärsib tema võimekuse jõudmist kuskil. Ja see enne kõike ma pean silmas tegelikult üksteise ikkagi suhtlemist ja läbisaamist, sest see on ju nagu kõige nagu kokkuhoidev või nagu see siduvam asi. Ja seda pärsib see selline sisemine ego, mis nagu peab meil olema, et me suudaks kasvada ja, ma ei tea, areneda ja hoiduda igasugusest kurjast, aga samas see kuidagi tekitab või suudab tekitada inimeste vahel, kes üksteisele meeldivad, inimeste vahel, kes üksteist justkui armastavad, inimesed, kes üksteisega teevad kõige lemmikasjad teevad tööd koos või mida iganes. Suudab tulla see kuidagi nagu vahele ja lõpuks selle kuidagi ära lõhkuda. Kui üks asi oleks, mida saaks see võib-olla muuta, oleks, et inimesed suudaks seda paremini näha. Ja kuidagi võib-olla näha, et seda lahendada, et siis võib-olla see lahendaks väga paljusid probleeme, mis ei peaks üldse tekkima. Aga võib-olla siis ei tuleks nii häid lugusid enam muusikutel, nii et ma ei tea, kas ma tahaks midagi muuta. Ükski asi ei ole igavene, ükski asi ei ole täiuslik ja sellepärast maailm ongi kaunis. Jah. Aga kuhu siis see maailm liigub sinu arvates? No põnevad ajad on igal pool. Poliitilises mõttes, AI mõttes, muusika mõttes. Ma arvan, et igas valdkonnas on, eks toimub kõige rohkem, mis on kunagi toimunud ja see jõuab kanalitesse,
et nende reach on nagu suurem kui vist nagu kunagi varem, eks ole, meil on ju nii palju meediakanaleid igal pool, et ühest küljest on hirmus mõelda, aga teisest küljest on põnev, et ma ei tea, ma olen väga halb ennustaja ette, et ma ei kujuta ette, kuhu see jõuab. Võib-olla ei juhtu midagi uuega hullu, võib-olla läheb elu lihtsalt natuke edasi ja natuke tuleb AI muusikat ja lõpuks läheb elu, inimene elab ikka nagu edasi. Eksponentaalselt iibed kasvavad. Mul on üks lemmik küsimus. Kas sulle tundub, et kunst nagu areneb, looming areneb, ükskõik kas on muusika, kunst, kui tervik, arhitektuur, et nagu vaadates, mida inimesed suutsid luua 200-300 aastat tagasi ja vaadata, ma räägin kunstist praegu suuremas plaanis, et sealhulgas ka muusikast ja vaadata praegu, kas on areng. Ma ei räägi tehnoloogiatest. Jaa, ma saan aru, mis sa mõtled ja ma just tahtsin öelda, et tehnoloogia puhul pole kahtlustki, mis puudutab kunsti, siis siin on see, et see, kelle käest küsitatakse, ehk siis antud juhul mina, et siin ei ole objektiivsemat nagu vastajat kui ainult see inimene, tema ajastu ja tema vanus. Et mina oskaks öelda, et no, võib-olla see arvamus läheb ka selles mõttes lahku, et ühest küljest näen ma, et mingid ajastud, ilmselt mis on sellise põhimuusika ammutamise aega jäävad, on mingid asjad, mis sellest ajastust meeldivad kahtlemata rohkem ja mida ma näen, mida ei tule enam võib-olla tagasi. Aga on näiteid ja on ka seda, kus see võib-olla liigub teistpidi, et tegelikult täna on nagu, vaata see killustatus nii suur, et meil ei ole, jube raske on öelda üldiselt meie tänapäeva muusika. No, sellepärast, et mis see nagu on, meil teevad täna, ma ei tea, aastast 0 kuni kõike erinevad žanrid ja teevad väga hästi ja me saame neid ka kuulda, sellepärast, et meil on need kanalid. Et kui me võtame neid parimaid, siis jah, vastus on ma oleks lõpuks konkreetse vastuse, ma võin vaja mingit mulli. Vastus on jah. No, see on optimistlik lähenemine. Sa oled optimist? Jaa, üldiselt küll. Pigem. Ja sa jagad seda optimismi teistega? Ma püüan. Aga kui oluline sinu jaoks on, kuidas seda nimetada, inimeste teenindamine, teha midagi inimeste jaoks, et üks hea film oli Peaceful Warrior, sõber Kristjan Karlauru kunagi tõi mul seda näidata ühest siis gimnasistist või nagu, kus me ütleme, aeroobik eesti keeli olümpiavõistlejast, kes sügava kuidagi siukse filosoofilise mõttega film sellest, kuidas tal juhtub õnnetus, ta ei saa enam treenida ja kuidas ta kõike seda läbi elab ja kuidas ta üldse oma emotsioone ja kõike, mis temaga juhtub, kuidagi oma selle siukse ego või nagu sellega kuidagi nagu läbi elab või vastu võitleb ja tahab kontrollida kõike. Siis on see hea näide sellest kõige kontrollimisest ja perfektsionistist. Ja siis ta leiab endale justkui ta ei tea seda, aga ta leiab ühe vanema mehe, mitte omal, ta leiab ühe vanema mehe, kes töötab bensiinijaamas, kes hakkab talle vaikselt tükkhaaval iga asja peale jagama teatud selliseid huvitavaid tarkusi või mõtteasju nagu ja ta on justkui nagu Sokrates, seal nimi on tal ka seal filmis nagu Sokrates, et see on hea film, mida vaadata, natuke mõelda elu peale. Ja üks asi, mis see poiss siis ta käest küsis, et kui sa nii tark oled, ja sa kõike tead ja kuidagi niimoodi, miks sa siin bensujaamas töötad ja mingi
dollarid paari kopikate eest siin paned mingi pesed akneid neil ja kütust paned ja siis ta ütles, et service, teenindamine on meie kõige suurem nagu, kui tuleb sõna, virtuoossus. Teise teenimine, see on ainuke, mis me saame teha kellegi jaoks, eks ole, kõige nagu suurem. Ja ma unustasin küsimuse või? Ma jõudsin vastuseni, aga ma unustasin küsimuse täpselt. Ei, ma arvan, et ma sain vastuse, et ma küsisin, kui tähtis on sinu jaoks see inimeste nagu teenindamine ja teha midagi inimeste jaoks, et jah. No miks ma selle filmi näite tõin, et see mulle nagu meelde ja ma hakkasin selle peale mõtlema, et noh, minu enda töö tegemine on hästi siuke otsene seos selle teenindamisega, et ja väga palju sõltub, kuidas ma seda teen ja millise energia väga palju sõltub, et ma lõpuks ei anna mingisugust pakikest kellegi üle, et ma pean olema oma selles parimas seisus, mis ma suudan tol õhtul, päeval, hommikul, millal iganes, kui ma seda teen, et see on päris oluline, väga oluline. Kas sa usud, et on olemas nagu mingi energia? See ei ole nagu emotsioon, vaid just selline impulss, energeetika, mida sa nagu inimestele annad, et kas sa usud, et on mingi selline asi on olemas? Mitte päris võib-olla niimoodi, et ma oskaks seda kuidagi füüsiliselt nagu mõõta, aga millest ma olen palju aru saanud ja millest ma olin võib-olla kunagi kindlasti skeptilisem oli see, et noh, energia ei ole kohe uhuu, kui me ütleme sõna energia, ei pea olema kohe iga hetk nagu mõõdetav, et füüsikaõpetajas vabandan, aga see tass on siin peal, ta omab energiat. Oli see potentsiaalne energia äkki või? Õpetaja tüür, vabandust. Mul läks sassi, aga ta omab energiat, aga sul ei ole võimalik tal, kuidas sa seda mõõdad, on ju. Et siis see energia, et millise oma sisemise tundega mina lähen midagi tegema, olgu see laval või ma ei tea, inimestega suheldes või kuskil olles, kandub üle küll, seda mina ju projekteerin ruumi teistele ja teine suudab seda, kui ta on inimene, eks ole, suudab seda nagu vastu ja see paneb kuidagi, loob temale mingisuguse atmosfääri. Võib-olla mitte üks ühele sama, aga see on kahtlemata see, mis kandub edasi. Ma arvan, et praegu meie vaatajad saavad ka positiivset energiat. Loodame. Potentsiaalselt ja kineetilist. No meie saame kindlasti. Hea energia on kätte saadud, aga Uku, sinuga on nüüd selline asi, et ma võiks ju rääkida suga 4 tundi, küll aga see podcasti osa tavaliselt nii kaua ei kesta. No teeme järgmises. Siis võime kunagi järgmise teha, küll aga me oleme jõudnud ikkagi siia kohta, mida Mihhail ennem ka niimoodi vaikselt vihjas. Minu küsimus, õigemini mitte küsimus, vaid ettepanek sulle on see, et sina oled häälte hääl nüüd. Mulle meeldib öelda voice of the voiceless. Ehk siis, mis on see hea sõnum? See hea sõnum, mis on Uku suviste sees, mis sa tahaksid praegu välja panna inimestele? See hea asi siia lõppu. Tarkus, soovitus. You know? Ma arvan, et jällegi ma ei ole praegu originaalne ilmselt, aga võib-olla sisemine positiivsus selline on ja just sisemine rahu, enesekindlus, mängulisus võib-olla kõige olulisem.
igas asjas võiks olla mingi teatud mängulisus. Huumor, issand jumal, kuidas? Ma pole rääkinud huumorist seekord. Huumor, las jääb huumor. Huumor ja mängulisus. Ja üldiselt positiivsus. Ma arvan, et need on need märksõnad võib-olla, mida ma endal vahepeal meelde tuletan, siis kui ma väga külmaks ja tõsiseks muutun ja kõigile televaatajatele ka. Sobib. Uku, minu ülesanne on vahel midagi head vastukaupis öelda, nii et kui sa lähed täna koju, pesed hambaid ja vaatad endale peeglist otsa, siis tea seda, et kui ma pesen. Sa pesed. Sa näed hea välja, jätka samas vaimus, pane täiega edasi ja ära jäta oma asju kuskile passima, pane lõpuni välja. Aitäh. Ja sul on aega siin küll neid asju teha, sa oled endiselt noor. Be amazing, stay amazing. Yeah? Be amazing. Voim ja vagi@gmail.com on see, kuhu te hakkate meile kirjutama ja jätke meelde positiivsuus. Me tihtipeale kardame hullult asju ja põeme nende asjade pärast, aga ma võin sulle öelda 85% juhtudest need asjad tegelikult ei juhtu, kõik on hästi. Kõike kõige paremat teile.